võib-olla mõne puhul võib isegi probleem olla jah, et ja nagu te õigesti ütlesite, et see Eesti keskkond natuke seda pärsib, et noh, ma ei kujutaks ette, et keegi oma mingite mälestuste eest mingi tohutu honorari saab, et ma ei tea, mis see siis olema peaks, et see peaks siis ikkagi minema juba seadusega vastuollu, et hakata mingisugust infi avaldama, et mingisugune selline tavaline mingisugune heietamine, ma arvan, et selle eest keegi nagu eriti ei maksa, et noh, meil on riigisaladuse kaitse puhul selged sätted, et seal on need raamid paigas ja et noh, ma eeldan seda, et nii Välisluure kui Kaitseväe luurekeskus kui kapo, kui nad näevad, et keegi on nagu valele teele minemas, et eks nad siis ka proovivad neid sündmusi ennetada ja ma tean, et me oleme ka mõne inimese puhul võtnud kontakti ja öelnud, et kuule, et äkki sa mingil teemal ei räägi või ei lobiseks, on ju, kui on selline piirile lähenemine, et siit võib mingisugune jama tulla, eks on ju. Vahel see aitab, vahel ei aita, eks on ju. Ja noh, ma arvan, et siin mingi uusi regulatsioone teha, et nende üksikute inimeste puhul vast ei ole proportsionaalne, eks on ju, et ma arvan, et see praegune õiguslik keskkond on iseenesest, noh, kas piisav on võib-olla palju öelda, aga võimaldab siiski neid olukordi adekvaatselt lahendada minu arvates.